Tänasel piimapäeval Eesti Piimandusmuuseumi jõuel tähistati ka mitut juubelit. Ja Piimandusmuuseum sai just täna 50 aastat vanaks. 14. juuli 1976 muuseum loodi. Lisaks on 25 aastat muuseum avatud külastajatele ja täna on siis 20. piimapäev. Mida siis põnevat piimapäeval tehakse? No piimapäeva põhiline on ikkagi piimanduslaat ehk siis piimatööstused on oma toodangutega väljas. Täna me avasime koorelahutajate näituse. Lisaks siis saab siin erinevates töötubades osaleda, nii et tegelikult au sees on ikkagi lehm ja piimatooted. Tegelikult on päris palju vist neid inimesi, kes lehma polegi näinud mitte kunagi. Me kogeme seda tegelikult oma töö juures alatasa, et lapsed ütlevad, et nad ei tea, milline lehm välja näeb. Mõni laps ütleb, et lehm on metsloom ja seetõttu eelmine aasta jäi lehm ära, sellepärast, et oli see suu- ja sõrataudi oht, aga sellest aastast on lehm jälle platsis. Ma olen rääkinud kusjuures ühe geeniteadlasega, kes ütleb, et eestlase geen on maailmas väga haruldane ja ainulaadne, mis lubab juua piima. Siin on üks vahva võistlus ka täna, kus inimesed lausa joovad puhast piima. Eestlane vist ikka on piimasõber küll. No mina arvan küll, kui sa vaatad ju meie poele ette, kui palju on seal piimatooteid ja kui palju meil on ikkagi neid piimatööstuseid ja rahvas ju seda toodangut tarbib, siis järelikult me ikkagi oleme piimarahvas. Tänasel piimapäeval paslik võib-olla ka uurida, kuidas läheb Eesti piimatööstusel ja võib-olla piimasektoril. Ei saa öelda, et ajad oleksid kõige lihtsamad, aga et teeme oma igapäevast tööd, oleme suur osa Eesti majandusest ja eestlaste toidulauast ja hoiame seda lippu kõrgel ja anname endast parima. No ma arvan, Eesti piimatööstusel tegelikult läheb päris hästi, sest ülemaailmne valgutrend on praegu nii populaarne ja et me saame oma tarbijatele seda pakkuda. Kuivõrd tähtis teie vaatest on sellise päeva nagu piimapäev korraldamine ja piima propageerimine? Minu arust on väga oluline, sest meie osaleme siin iga aasta ja siin oleme näinud erinevaid aastaid, näiteks ka koroona aasta, kui oli nii vähem, et ikkagist piim on selline loomulik toode ja seda me saame väga lihtsasti kätte, et me ikkagist väga-väga propageerime seda. No tegelikult on Eesti väga vinge piimatootmismaa. Et ma ütleksin, et täiesti, kui me siin vahepeal räägime ka mitmes Euroopas miski valdkond on, siis Eesti on kindlasti üks Euroopa esimesi piimatootmisvaldkas. Töötlemisega on natukene keerulisem lugu, meil on head traditsioonid, aga seda kaupa ei ole suudetud maha müüa ja eks siin see viimatine e-piimapankrot ju avaldab sellist halba mõju veel mingi aeg kindlasti siin ja paljudel jääb raha saamata ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt ma näen, et piima tootmine ja selle töötlemine on Eesti mõistes igal juhul selline perspektiivne ja väga mõistlik valdkond. Meil on selleks olemas oskused, meil on olemas selleks head loomad, traditsioonid, maa selleks vastab, kus rohi kasvab hästi, vedeliku niiskusest puudus ei tule, nii et ma arvan, et Eestil on siin väga head võimalust olemas. Pane rütmis, jah!